Tere, armsad sõbrad! Mul on teile hea uudis, et trükist on saabunud uus partii eestikeelset kaarte ja samuti ka venekeelses variandis. Tänu teie tagasisidele sain ma neid natukene täiustada. Esimene tähelepanek oli see, et tumedal taustal on väga raskesti loetavad need kaartide pealkirjad ja seda viga ma parandasin. Uues partiis on juba paremini nähtav. Samuti oli probleeme karbiga. Uuel karbil ma tegin täiendusi. Nüüd on mul välja lõigatud avad näppude jaoks, et oleks lihtsam avada. Samuti ma avastasin seda, et ei tohtinud neid nurki kinni liimida. Kui need kinni liimid, siis see kaart käib väga raskesti lahti. Samuti võib-olla esimesed karbid võivad olla natukene halvasti kokku liimitud. Need, kes ei ole oma karbiga rahul, võivad minu käest need uued karbid saada. Nüüd on nad lihtsasti avatavad. Sellepärast need nurgad liiguvad ja siis enam ei ole nii kange see karp. Kahjuks trükikojas trükitav variant oli niivõrd kallis, et kogu see sisu, mis sisaldab raamatu, see on vana variant, raskesti avatav. Ja kogu see sisu, see raamat ja kaardid oleks maksnud vähem kui see karp, mis trükikojast oleks tulnud. Siis ma valisin kõige parema kvaliteedi ja hinnasuhtega karbi, mida ma liimisin ise kokku. Algul võib-olla nad ei õnnestunud nii hästi. Aga nüüd ma olen enam-vähem juba rahul nendega. Samas ühel inimesel oli selline ettepanek, et ma peaks tegema premium versiooni. Ma arvan, et siis on kaardid ka suuremas formaadis esiteks ja siis tuleb ilus, kas metallist või puidust karp. Aga need esimesed partiid ma tahtsin teha igaühele kättesaadava hinnaga. Premium variant tuleb ilmselt poole kallim. Viimastel kuudel on nende kaartidega ka päris palju töötanud. Et neid saab kasutada ka igapäevaelus. Näiteks ma kasutan selleks, et aru saada, mis on minu automaatreaktsiooni taga. Siis nad väga täpselt näitavad, mis dünaamika seal taga on. Ja heaks üllatuseks on mul olnud see, et ühel õhtul üks ammune tuttav on mulle kirjutanud, et kuna ta elab nüüd hoopis teises riigis, et kas ma saaksin talle tõmmata ühe kaardi. Ja kui ma seda kaarti tõmbasin, ma sain aru, et see käib täpselt tema kohta, sellepärast, et kui ma aastaid tagasi teda nägin, siis ta oligi täpselt selline. Ja tema ise oli ka üllatunud, et see on väga täpne tema kirjeldus. Ma sain teada, et nende kaartidega on võimalik ka distantsit töötada. Ei pea inimene istuma sinu vastas, vaid väga hästi töötavad nad ka distantsil, kui mina tõmban. Ma enda sees esitan küsimuse, et palun näita selle inimese jaoks. Ja tema ka enda sees samal ajal mõtleb, mis on tema küsimus ja siis need väga hästi töötavad. Kui tahate neid kaarte endale, siis võite tellida kas minu käest või siis tellida otse minu Etsy poest. Minu Etsy poes ei ole ainult need kaardid. On olemas ka Kalmeri raamat, konstellatsioonid, 2 kaarte või kasutada. Siis on nende kaartide venekeelne variant. Samuti on veel mõned konstellatsiooni vahendid, nagu näiteks need ankrud jalgadega. Need 12 tükki on komplektis, need on värvilised ja
need on juba kasutatud, need on Kalmeri aastaid ja aastaid kasutatud, PVC-st on ta tehtud. Minu online poes on ka saadaval palju muud. Näiteks minu originaalmaalidest printidega esemed. Näiteks riided, jalatsid, kottide komplektsioon on väga suur. Saate ka maalida koopiaid tellida. E-poest on tänaseks juba 129 eset. Ma usun, et igaüks leiaks nendele midagi huvitavat sealt. Tänan, et te toetate mind ja te vaatate minu videosi. Kui teile meeldivad minu videod, siis tellige minu kanal. Pange like, saate ka kommenteerida minu videosi. Mind on võimalik leida ka Facebookis ja Instagramis. Aitäh, et olete minuga sellel teekonnal koos. Ja kohtumiseni järgmises videos.